roos. Teda esmalt vaadates meenub värv punane. Roosi kaitsevad sellised terad, okkad. Võib isegi, et pista end sinu näppu või kehasse. Ehk mõnel moel püüab just naissugu Roosi näol kaotatud verd endale tagasi saada. Tere! Te vaatate PV TV-d. Tere Kaisa! Tere sullegi, Gregor! Täna on Shakespeare'i sünnipäev. Õigemini kokkuleppeline sünnipäev, kuna keegi ei tea tegelikult, millal ta sündis. Tartlased võivad tunda end veidi nukrana, kuna Prima Vista kirjandusfestivali sel kevadel ei toimugi. Kuid õnneks on põhjust rõõmustamiseks, sest praegu olete vaatamas just nimelt selle teemalist erisaadet. Roosiaia kuninganna Anne Veski tähistas 27. veebruaril oma 65. sünnipäeva. Ja nagu võib loogiliselt järeldada, on just nimelt täna raamatu- ja roosipäev. Tervitame teid siit Prima Vista televisiooni erisaatest ning kutsume teid kaasa elama oma kodudest. Anna sinagi kommentaariumis teada, kuidas sul päriselt läheb. Kas sa ikka saad selle pandeemia värgiga hakkama? Kasuta hashtagi PVTV ja räägi, mida oled sina varem raamatu- ja roosipäeval teinud. Ja kui sa veel ei tea, mida see tähtpäev endast kujutab, siis varsti saad teada. Ärgitame kõiki osa võtma veebikampaaniast Prima Vista raamatulaada Facebooki lehel, mille raames toimub täna põnev auhinnaloos. Facebooki lehel nimega Prima Vista raamatulaat on olemas kõik vajalik info. Täna saates saame teada, mida tähendab UNESCO kirjanduslinn, kust on pärit raamatu- ja roosi traditsioon ning millega tegelevad kirjanikud Anti Saar ja Berit Kašan. Külastame Kogo galeriis Holger looduse näitust ja räägime esimese sammu kirjandusauhinnast. Ja muidugi kuulutame välja ka tänavuse laureaadi. Tervist! Kuhu te tulite? See siin on Utoopia raamatupood ja me oleme praegu Eesti Kirjanduse Seltsi ja Eesti Kirjanike Liidu majas. Utoopia raamatupood on teoks saanud tänu kirjanduslinnale. See on üks kirjanduslinna tegevustest olnud, et üks alternatiivne, sisukas raamatupood asutada. Kui nüüd rääkida kirjanduse majast, siis see on aastast 1932 Eesti Kirjanike Liidu Eesti Kirjanduse Seltsi omanduses ja tänapäeval asuvad siin majas peale kahe omaniku veel kirjastuse Ilmamaa ning ajakirja Värske Rõhk toimetus. Olgu, aga istume maha. Nüüd on meie kõrval Prima Vista üks korraldajatest Trimblom Nitra ning UNESCO kirjanduslinn Tartu esindaja Krista Ojasaar. Kas te olete ka päriselt sõbrad? Jaa, me tegelikult kohtusime juba väga ammu, sellepärast et me küll oleme ülikoolis õppinud enam-vähem samal ajal, aga siis me väga palju koos ei suhelnud, aga hiljem me sattusime mõlemad kirjanduse majja, sest meil mõlemal on väga suur huvi kirjanduse elu vastu. Me käisime kirjandusüritustel, hiljem hakkasime kirjanduse seltsis tegema koos kirjandusüritusi ja kaugel see sõprus siiski oli. Aga rääkige, mis on raamatu- ja roosipäev? Tegemist on raamatuid ja kirjasõna väärtustava päevaga. See sai alguse Barcelonas, selle tähistamine laiemalt, ja nüüd on sellega liitunud
ma usun küll, terve maailm. Täiendavalt kindlasti tuleks üle rõhutada, et Raamatu ja roosipäeva on Tartus tähistatud enne, kui Prima Vista seda tähistama hakkas, Jüri Talveti eestvedamisel, kus tema ja Tartu Ülikooli romanistika koolkond elustas Katalooniast pärinevat Raamatu ja roosipäeva traditsiooni, kus sealsetele raamatukaupmeestele tuli idee tõsta raamatu müüki, suurendada kirjasõna ja kirjavara populaarsust ning et sellel päeval võiks iga naine kinkida mehele raamatu ja mees naisele roosi. Mida te teete erilist sellel päeval? Missugune on see päev varem välja näinud teie elus? Pandeemia eelsel ajal oli minul sellel päeval kindlasti tavaks minna Prima Vista raamatulaadale, osta mõni raamat, mida olin ammu tahtnud, ajada seal sõpradega juttu, kes samuti raamatulaadal tavatsesid sellel päeval käia, siis mõelda, mida ma nüüd järgmiseks lugema hakkan. Minu enda tavad sellel päeval on olnud üsna sarnased Triinu omadele. Olen käinud Prima Vista raamatulaadal, olen vaadanud üle oma kodused raamaturiiulid, mida uuesti kätte võtta, oma vanad armsad lemmikud ja teinud lugemisplaane. Ja veel üks tava on mul olnud, et ma küll ei osta roose, aga ma otsin välja kõige erilisema ja hõrguma tee ja joon spetsiaalselt raamatu lugemise jaoks tassitäie head teed. Aga Krista, kumb lõhnab paremini, kas roos või raamat? Ma tahaks öelda, et hea tee lõhnab väga hästi. Aga raamatud lõhnavad minu meelest ülihästi ja selles mõttes ei ole midagi võrreldama sellega, kui tuleb trükikojast värske raamat. Kõigepealt see, kui sa pakendist välja võtad ja siis saavad selle raamatu. Teist sellist lõhna ei ole. Muidugi roosid lõhnavad ka hästi, ega ma ei vaidle. Aga miks te siis festivali sügisesse lükkasite, et inimesed on pahased, hirmul, kraabivad raamatukogu uste taga, tahavad kohtuda kirjanikega, loovad oma kirjastusi, ma ei tea, mis järgmiseks, et kes võtab vastutuse? Me ikka väga raske südamega lükkasime festivali edasi, et lootsime siin veel viimase hetkeni, et ehk ikka saame kevadel teha, aga no kaugel septembergi enam on, et septembrikuus kirjanduspidu toimub ja praegu Prima Vista eelsündmusena teeme siis vähemalt seda kirjandussaadet siin. Et mis need uued kuupäevad on, et kui ei ole suur saladus? Uued kuupäevad on 20. kuni 25. september. Maikuus 11 siiski natukene toimub, et on rahvusvaheline videoprojekt, mis on inspireeritud Tõnis Vilu luulekogust Tundekasvatus. Selles projektis osalevad mitmed Eesti, Iiri ja Põhja-Iiri poeedid, lavaluuletaja Joel Taylor, Ühendkuningriigist teatritegija Adam Kämmerling ja maikuus on veel 2 näitust. Üks on linnakirjanike näitus Lutsu raamatukogus ja teine praeguse linnakirjaniku Juhan Voolaiu näitus Nihestatud Tartu Kaarsillal. Krista, mida tähendab UNESCO kirjanduslinn? Kuidas juhtus, et Tartu sellise tiitli sai? Siis tuleb vaadata tagasi aastasse 2008, kui UNESCO esimene kirjanduslinn Edinburgh korraldas enda tutvustamiseks ühe ürituse. Ma käisin seal, innustusin, sest ma kuulasin kõike seda, mis Edinburgh linnal juba olemas oli tolleks hetkeks ja mõtlesin, et aga meil on kõik see sama olemas. Puudu olid vist ainult kirjanduslikud jalutuskäigud ja veel nipet-näpet, aga me olime täiesti võrreldava kirjandusliku tegevusega linn ja sealt sai see idee alguse, et tuleb kandideerida. Tõsi, kandideerimine ei olnud lihtne. Peab vastama kindlatele kriteeriumidele, Tartu vastab sellele, aga lisaks sellele peab olema ka linna enese poolehoid ja huvi ja meil läks tegelikult natukene aega, et tollaseid poliitikuid natukenegi enda poolele võita. Samas kui kirjandusringkonnad olid kõik sellega kohe väga nõus. Aga kui tohib küsida, kus te olite sel päeval, kui see juhtus? Ma olin tööl, olin Kirjandusmuuseumis oma kirjutuslaua taga, kui see uudis tuli.
ma hüppasin püsti, hüppasin rõõmust, juubeldasin ja kallistasin kõiki kolleege, kes vastu tulid, sest minu jaoks oli see tohutu suur rõõmusõnum. Raamatu ja Roosi päeval on alati ka välja kuulutatud kirjandusauhinna esimene samm laureaat. Et räägiksime ka sellest, et millal selle auhinna traditsioon alguse sai. Alates aastast 2007 on tõepoolest Prima Vista eelsündmusena igal aastal Raamatu Roosi päeval 23. aprillil esimese sammu kirjanduskonkursi laureaat välja kuulutatud. Kõige esimese sammu preemia pälvis aastal 2007 Anti Saar oma Vikerkaares ilmunud proosakatkendi eest, mis kandis pealkirja Kuidas sina ära läksid ja mina maha jäin. Ja nüüd ongi meil ühendus Anti Saarega, kes räägib meile natuke sellest, mis ta praegu teeb ning meenutab paari sõnaga, kuidas ta siis selle auhinna sai. Tere, Anti! Tere, jah! Suur aitäh mind kutsumast täna sellele pidulikule sündmusele. Mul on suur rõõm ja suur au. Ma tulen just oma stuudiost või oma ateljeest, kus ma käisin tõlkimas, nagu ikka. Tõlgin parasjagu Balzaci juhtumisi, missugustel asjaoludel sellest saab vist teada siis, kui see ilmub. Õues on praegu selline aprillikuu päike ja tuul, mis mulle eriti ei istu. Ma olen rohkem leitsaku ja pakkase ja päris halluse inimene. 2007 aasta, kui ma sain esimese sammu preemia, oli ka kindlasti ilus kevad ja julm aprill. Pariisis oli ta natuke pehmem või kohe palju pehmem ja malbem. Ja just Pariisis ma siis olingi tollel kevadel, nii et ma sain selle preemia kuidagimoodi, et ma ei mäletagi täpselt kuidasmoodi. No kuidagi ma ta sain, kas ma sain ta ainult teatena, et preemia on, sest ma ei mäleta, kas sellega võib-olla oli ka raha üle, aga no ma ei tea, kuidas sellega on, kas kantakse raha ka üle. Midagi igatahes mingit moodi ma selle preemia pidin ikkagi saama, võib-olla see ainult diplomi pärast. No jah, raha ei olnud kindlasti nii oluline, kuigi ma olin ka vaene tollel ajal väga, aga mis oli oluline selle preemia juures ja mis ma usun küll, et on tänaseni noortele autoritele väga oluline, on see, et ma sain lõpuks pärast pikki kuid, mis mõistagi tundusid aastatena, pärast pikki kuid virelemist, et mind ei kuulda, et ma olen midagi lausunud kuhugi tühjusse ja see ei kaja vastu. Ma sain kinnitust või tunnistust sellest, et siiski seda, mida ma olen öelnud, sellest on aru saadud. Just selle Pariisi aja jooksul ilmus ka riburada mööda arvustusi minu esimesele raamatule, kust siis nimelt see katkend, mis nimelt selle esimese sammu preemia siis sai toona. Raamatu enda nimi oli Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin. See ilmus 2006 detsembris. See oli selline romantiline lugu. Ta oli nagu üks pikk armastuskiri minu pruudile, kellega ma siiamaani koos elan ja kellega meil tänaseks 3 last on. Aga nojah, igatahes selle suure armastuse juures teise inimese vastu oli selles raamatus suur ja mitte üldse vähem romantiline
armastus kirjutamise vastu, mis tuli ka nagu teemana täiesti sisse, mille tõttu mulle kohe jäi ka selline metakirjaniku märk külge. Vot, ja tõesti, ma olin tolleks hetkeks nagu kirjutamises särases lummuses või särases nagu deliirses vaimustuses, et no ma tegin seda pidevalt. Ja mulle hakkas pärale jõudma siis, kui viimaks minu nii-öelda see ilukirjanduslikum tekst hakkas vastukaja leidma, et võib-olla see siis on õigem viis või mulle sobivam viis, kuidas oma suurt sõnumit maailmale edastada, sobivam viis siis kui teadusdiskursus nii-öelda. Olin kirjutamas oma doktoritööd Pariisis, mis ka sinna paika jäi. Võib-olla keegi on selle seal lõpuni kirjutanud, ma ei tea. Peaks minema ja järele uurima. Igatahes, nõnda see läks ja sellest ajast saadik, kuna ma olin siis umbes ka tegemas oma esimesi katsetusi tõlkimises, siis tõlkimine jäi mulle ka sealt nagu külge ja sellega ma olen nüüd valu andnud viimase ajani ja loodetavasti ka veel aastaid ja aastaid, kui Jumal elu ja tervit annab. Kirjutamise kohta ma ei julge midagi arvata või lubada. Praegu ma kirjutan peamiselt lastele, kes on väga tänuväärne publik, sest nii keskeltläbi mulle tundub, nad oskavad palju paremini lugeda kui täiskasvanud. Nad esitavad endale palju vähem asjasse puutumatuid küsimusi kui täiskasvanud. Nad suudavad kirjandusteksti palju puhtamalt ja palju paremini lihtsalt nautida. Nojah, nõnda see siis on et nüüd ma olen sattunud kirjutama lastele. Aga see võib tõesti jääda lihtsalt episoodiks. Võib-olla seni, kuni mu oma lapsed mingist inspireerivast east välja kasvavad. Aga ma mõtlen, et jah, kuivõrd mulle täna sellist võimalust pakuti, siis äkki ma loeksin ette lootuses mõnda ennast liiga tõsiselt võtvat kuulajat mitte minema peletada. Loeksin ette ühe peatüki oma kohe ilmuvast raamatust. Ilmub juba maikuus. Ma olen mingis mõttes ringiga tagasi selle metakirjanduslikkuse juures. Raamatu nimi on 10 vähem või rohkem uskumatut lugu sellest, kuidas minust ei saanud kirjanikku. Ja selle raamatu alapealkiri võikski siis olla sissejuhatus metafiktsiooni strateegiatesse. Selle raamatu autor on mina, aga selle raamatu mina jutustaja on üks 5. klassi poiss, kuskil nii 11-12 aastat vana vastu. No vot, ma siis loen, eks, jah. Raamatust peatükk number 2. Kuidas mul ei õnnestunud kirjutada lugu suurest sõprusest. Meie klassis on see on väga romantiline lugu ja väga traagiline. Meie klassis on üks tüdruk, kelle nimi on Nelli. Ja see Nelli, kuidas öeldagi, meeldib mulle. Ei, ta pole mu pruut ega midagi ja ma isegi ei tea, kas mina temale meeldin. Aga ma arvan küll, sest meil on ühine kodutee ja tal pole midagi selle vastu, kui mina temaga koos käin. Ja ma teen talle nalja ja tema naerab, nii et breketid välguvad. Peaks ju meeldima. Nelli on jube ilus.
tal on üsna lühikesed tumedad juuksed, pruunid silmad ja väike armas nööbinina. Ja ta kannab lahedaid värvilisi riideid. Mitte nagu mõned meie klassi plikad, kes eelmine aasta kandsid ainult roosat ja see aasta ainult musta. Ma mõtlesin, et tahan meie sõprusest kirjutada. Et kirjutaksin kohe algusest peale, kuidas Nelli eelmisel aastal meie klassi tuli ja kuidas selgus, et meie kodud on lähestikku, kuidas ta mulle kohe hirmsasti meeldima hakkas ja kuidas ma temaga algul isegi rääkida ei julgenud. Kui kooli või koju kõndisin ja Nellit enda ees märkasin, hakkasin lonkima, et ma talle järele ei jõuaks või keerasin üldse kõrval tänavasse. Või kui bussiga sõitsin ja tema peal oli, siis tegin nagu poleks teda märganud. Aga ükskord koduteel juhtus, et Nelli ise hüüdis mind selja tagant. Ja sest saadik käimegi koos. Sellest kõigest ma tahtsingi kirjutada. Pühapäeval on kinos üks lahe film. Mõtlesin julguse kokku võtta ja teda seda vaatama kutsuda. Ja kui ta tuleb, saaksin meie sõpruse arenemisest juba edasi kirjutada. Kolmapäeval juba kibelesingi koju kirjutuslaua taha. Koolipäev oli lühike ja ma teadsin, et kodus ei ole veel kedagi. Mõnus. Nii juhtuski, et kui Nelli minult riidehoius küsis, kas lähme koos, ütlesin ma talle, et mul on väga kiire ja läksin hoopis bussiga. Ja samamoodi neljapäeval. Nelli endaga ma neil paaril päeval õieti ei rääkinudki, aga minu kaustikus meie sõpruse lugu aina edenes. Nelli nime ma oma loos muidugi ei kasutanud. Kirjanikud ei kirjutagi õigete nimedega, kui nad just mõnest tähtsast ajaloolisest tüübist ei räägi. Ja kohe alguses otsustasin ma ära ka selle, et minu loo Nelli erineb päriselu Nellist ka välimuselt. Kui teised loevad ja Nelli ära tunnevad, hakkavad nagunii narrima. Pealegi, ma ju ei teadnud veel, kas Nelli tuleb minuga pühapäeval kinno. Võib-olla on meie suur sõprus ainult minu ettekujutus. Nii et kui ta ka ei tule, saan ma lugu oma välja mõeldud tegelasega ikkagi edasi kirjutada. Niisiis, ma muutsin kõik ära. Kirjutasin, et mu sõbrannal on pikad heledad juuksed ja rohelised silmad ja et nina on tal natuke suurem kui teistel. Ja breketteid, mis mulle Nelli juures samuti meeldivad, need ei maininud ma kindluse mõttes üldse. Reedel läksin kooli kindla nõuga, et kutsun Nelli pühapäevaks kinno. Katastroofi ei paistnud veel kusagilt. Aga katastroof juhtus. Sellel kaustikul, millesse ma harilikult kirjutan, on loodusõpetuse vihikuga samasugused kaaned. Ja kui Sandra küsis vahetunnis, kas võib minult loodusõpetuse kodutöö maha kirjutada, olin ma muidugi nõus, nagu ikka. Paari minuti pärast, kui Sandra üle klassi kilkas, Johan on Päritisse armunud, tegin ma korraga 2 kohutavat avastust. Esiteks selle, et olin Sandrale ümberkirjutamiseks andnud vale kaustiku. Ja teiseks selle, et olin oma sõpruse loost täpi pealt kirjeldanud Peritit. Pikad heledad juuksed, rohelised silmad ja priske nina. Lisaks, kuigi ma seda polnud kirjutanud, kannab Perit kogu aeg musta ja, mis seal salata, ei meeldi mulle eriti. Ma läksin üleni punaseks ja oleksin häbi pärast maa alla vajunud. Aga Sandra vehkis mu kaustikuga, kutsus teisi tüdrukuid lugema ja muudkui pasundas. Kibe, juks ja Perit, pruut ja peigmes paaris. Perit, kes on teistest tüdrukutest peajagu pikem, oli sel hetkel neist ka täpselt peajagu punase. Ta läks tüdrukute juurde, krabas Sandra käest kaustiku, rebis selle mitmeks tükiks, viskas tükid kraanikausi alla prügikasti ja marssis klassist välja. Nelli oli ainsana tüdrukute parvest eemale jäänud. Ma märkasin seda, aga ei julgenud tema poole vaadatagi. Tema ise tuli pärast tundide lõppu minu juurde. Nii on lood, ütles ta. Sellepärast see enam minuga koos koju kõndida ei tahagi. Ja mina veel mõtlesin, et kutsuksin pühapäeval kinno. Vot selline lugu. Palju õnne laureaadile.
ilusat kevadet ja palju tervist kõigile! Kas raamatu ja roosipäeva tähistamine läks käest ära? Meenutasid kallimaga möödunud aastate ajakirjandusdebüüte ning nüüd on voodi täis aegunud perioodikat ja närtsinud roose. Paberihunnikut otsas magada on ebaergonoomiline ja botaanilised jäätmed magamisasemel võivad osutuda ohuks teie hingamiselundkonnale, keskpiirde närvisüsteemile ning liigestele. Mis teid sellest korralagedusest päästab? Vikerhari. Vikerharja harjased on spetsiaalselt välja töötatud spetsialiseerunud spetsialistide poolt ning ergonoomiline käepide tagab mugava kasutuse nii päeval kui ka öösel, mis läbi saab teie voodi puhtaks üksnes mõnekümne minutiga. Voodiharjast esmalt kuuldes olin skeptiline, kuid nüüd kasutan seda iga päev. Seda kasutavad ka minu lapsed ja lapselapsed ning olen kindel, et seda jäävad kasutama kõik minu järelpõlved maailma üha läheneva lõpuni välja. Ostke Vikerhari kohe ja saate tasuta kaasa banaanikastide ja vanu vikerkaari ja akadeemiaid. Oleme tulnud siia Emajõe Mekasse, et lähemalt välja uurida, kui paljud päriselt teavad, mis asi on raamatu ja roosipäev ning Prima Vista. Kes teab, mis on raamatu ja roosipäev? Ma olen nime kuulnud, aga vaat täpselt ei oskaks praegu definitsiooni anda. Kuidas see oli? Raamatu ja roosipäev. Ei ole kuulnudki. Aga kas te teate midagi raamatu ja roosipäevast? Tean küll jah, siis kingitakse raamatuid ja roose. Kas teie olete seda kunagi teinud? Ma olen teinud, ma olen isegi saanud. Saad vahetada inimesega, et üks annab sulle raamatu ja teine annab sulle roosi vastu? Ei. Jaa, see peaks olema, et poodi lähed roosiga ja saad raamatu vastu. Kust te seda teada saite? Ema käest. Väga tore. Kus sa seda õppisid? Koolis, meil on see päev koolis. Kas te teate, mis on Prima Vista? Kuulnud olen küll, aga ei ole süvenenud. Ei. Ikka loomulikult tean ja kui aeg on, siis ka osalen seal. Sa tead, mis asi on Prima Vista? Ei tea. Prima Vista tuttav, aga hetkel ei. See on see raamatufestival, mis siin Raeplatsist tavaliselt on. Kus te tavaliselt raamatuid ostate? Ei osta, laenutan. Rahvaraamatust. Teate, kirjanik Miga Keranen soovitas mulle ühe lillepoe ja sealt ma tavaliselt ostan. Raamatupoest? No Apollo näiteks või Rahvaraamat. Aiast võtan. Enda aiast? Ja enda aiast. Milledist? Mulle kingitakse. Kui siis Kardestist. Ei tea, Rahvaraamatust. Mulle meeldib antiigipoes ja sellistes väikestes raamatupoodides käia. Ma korjan neid, raamatupoest. Ikkagi väga nunnu on osta või alati, kui on võimalus, ma proovin osta nende tädikeste käest, kes istuvad teed ääres. Kõige lähemast lillepoest. Kui võimalus on, siis tänava pealt. Apollost või Rahvaraamatust. Aga lilli? Lilli? Mul ostab mees lilli. Kas raamat või roos? Miks mitte raamat? Raamat. Raamat või roos? Jaa. Kumba sa eelistad? Kas raamatut või roosi? Raamatut. I've got no preference for either. Raamat. Kumba sa eelistad, kas raamatut või roosi? Raamatut. Mis mõttes roosi? Tavaline lillroos. Ma ei võrdleks neid. Raamat. Raamat. Mina eelistan raamatut. I guess book. Kas raamat või roos, kumba sa eelistad? Raamat. Raamatut või roosi? Ma arvan, et roosi. Väga põnev. Jaa. Aitäh Jaa. teile. Kena päeva jätku. Hea päeva.
ja olemegi jõudnud siia Kalevi tänavale, mis on varem kandnud ka Karlova tänava nime. Triin, kas sina oled elanud varem Karlovas? Olen küll, kuna ma olen Tartus üle 20 aasta juba elanud, siis olen ma jõudnud ka Karlovas pesitseda mitu aastat. Ja ehkki minu näol on tegemist paadunud supilinlasega, on mulle ka Karlova väga kallis. Väga tore. Ja nagu näha, ootabki meid siin Kristjan Silm, kelle käest võtame laureaadi aukirja. Palun astu paar sammu siiapoole, meil on mikri ühe lühike. Niisiis, kas me sisse ei saagi? Sisse kahjuks ei saa, jah. Kas te juba teate, kes võidab? Ma aiman, ma täpselt veel ei tea, aga mul on omad sellised aimdused olemas, jah. Kas teil on veel aukirju seal majas? Meil on väga palju aukirju. Meil on niimoodi, et üleval on sein on aukirju täis, siis kokku ma pakun umbes kõik 18 ruutmeetrit büroo pinda ongi ainult aukirju täis. Väga tore, et olite nõus ühe täna neist meile loovutama. Kas te töötasite siin ka 2009. aastal? Ei töötanud kahjuks. Kas te Peritit teate? Peritit ma ka ei tea, aga 2009. aastal ma olin põhikoolis, nii et... Ja nüüd juba kuulengi, et meile helistab Perit, kes on siis 2009. aasta esimese sammu kirjandusauhinna laureaat. Tere Perit, kuidas sul läheb? Vahepeal on 12 aastat mööda läinud. Tere, tänan küsimast. Mul läheb täitsa hästi, et olen üle pika aja siin Puändi raamatupoes. Et oli kohe mitu head põhjust tulla, et ennekõike, ma ei saa öelda ennekõike, aga väga oluline põhjus oli ka selles, et siin on tõesti üks linna parimaid kirjanduslikke taustu ja atmosfääre, millest siis tekitavad raamatud. Aga nagu ma aru saan, siis mind on palutud siia meenutama umbes siis 12 aasta tagust aega. Millal siis mul õnnestus niimoodi päris ootamatult saada esimese sammu preemia. Ja muidugi selliste asjade puhul loomulikult, ega need saavadki tulla ainult ootamatult, et ma usun, et inimene, kes saadab oma esimesed tekstid kusagile avaldamiseks, aga ma ei tea, inimesed on nii erinevad muidugi, et nii on nagu kohe saadad ära ja jääd oma auhinda ootama. Aga minu puhul tõesti, ma mäletan seda, et tegelikult kui ma need tekstid saatsin, siis nagu minu põhiküsimus oli see, et huvitav, kas selline asi nagu läheb luulena läbi või et ma tahtsin nagu lihtsalt saada mingisugust arvamust, et mis see on või selline ühesõnaga mingi selline lihtsalt intuitiivne soov kellegagi suhelda. Aga ja mis mul on meeles oli see, et nende tekstide saatmise ja avaldamise vahel oli umbes pool aastat või isegi vist kui ma saatsin tekstid ja siis, kui ma sain värskest rõhust vastuse, et selle vahele jäi ka nagu hea mitu kuud ja hiljuti just, kui Triin Ploom-Niitra minuga ühendust võttis ja me sellest natukene rääkisime, siis ta tuletas mulle meelde midagi, mida ma ise absoluutselt ei mäletanud, et mulle endal oli siuke mälestus, et ma saatsin need tekstid ja siis millalgi poole aasta pärast tuli vastus ja siis ma olin et rõõmus, et avaldatakse ja nii see läks edasi. Aga et ma olin siiski saatnud Triinule vahepeal mingisuguse kirja, kus ma olin öelnud, et ma vist siiski poleks pidanud ennast nii palju avama. Ja tõesti, selles mõttes mingid asjad sa täiesti unustad ära, et need ei sobi, ma ei tea, ei tundu üldse olulised hiljem, aga ja see hetk oli ka ära. Aga siis, kui ma sain teada selle preemia võitmisest, mis oli siis aasta edasi sellest, et see oli päris lahe nagu selles mõttes ka, et ma kirjutasin siis oma bakatööd. Ja ma olin kuskil Rahvusraamatukogus, mul oli vist 1,5 nädalat töö esitamiseni. Selline olek, kus sa oledki ainult selle ühe mulli sees. Siis ma vaatasin, mul on helistanud mingi Tartu lauatelefon. Ja siis ma nagu mõtlesin veel, et huvitav, et kuna mul nagu mitmed lähedased elavad ka Tartus, mõtlesin, et huvitav, et kas äkki midagi on juhtunud või tõesti aju töötas mingisuguseid teisi radu pidi, aga tõesti midagi oli juhtunud. Ja siis mulle öeldi, et ma olen saanud selle preemia.
kas sul nagu konkreetselt selle auhinnaga seoses tuleb veel nagu midagi logistilist näiteks meelde? Ja mul on logistilisi mälestusi ka. Selles mõttes, et ma mäletan, et see oligi vist lõpuks ma tulin Tartusse sellele auhinnale järele, aga ma olin kohutavalt närviline, sellepärast, et mul oli vist sellesama bakatöö tähtaeg esmaspäeval ja auhind anti kätte, kui ma eksis reede pärastlõunal või midagi sellist. Nii et ma hommikul tulin ja siis umbes paari tunni pärast läksin tagasi, aga lihtsalt selles mõttes mõelda see aeg tagasi ka, et mingi 20. alguses inimene, et eks ma olin ikka nagu päris rabe, ühest küljest sa oled õnnelik, samas sa tuled sinna kohale, sa oled hästi kannatamatu, sa oled üleväsinud, et nagu selles mõttes, et liiga palju hakkas elus korraga toimuma. Et ma mäletan küll, et ma olen hiljem selle nagu sündmuse peale tagasi mõelnud, mis oli tegelikult nagu hästi tore, et ühelt poolt sa oled nagu hästi siuke heldinud, aga samas mulle tundub, et ma võisin käituda seal natuke ebaviisakalt, sest et ma näitasin välja oma ilmselget kannatamatust, sest ma tahtsin nagu minna tagasi diplomitööd kirjutama. Mingid sellised hägused mälestused on, et ma olin kuidagi nagu selline, et mingi ise olingi juba muutunud selleks, et kus ma auhind on, laske mind siit välja. Aga tegelikult üks asi, mitte üks asi, vaid selline mõõde, mis avanes tänu sellele auhinnale ja sellele järgnes olid ikkagi need samad esinemised, mis seal Tartu Kirjanduse Majas ja mis viisid mind kokku inimestega, kes on jäänud minu ellu tänaseni. Et Helena Läks, Kristjan Haljak, Eda Ahi, kellega me enam-vähem samal ajal nagu alustasime seal keldris luuletuste lugemist ja kuidagi see on üks võib-olla viimase paari aasta nagu selliseid ka väga nagu jällegi helgeid tõdemusi olnud, et vähemalt meist keegi nagu tollel hetkel teadvustas, et me oleme mingisugune, ma ei tea, kas siis põlvkond või isegi seltskond, aga me oleme nüüd aastate möödudes avastanud, et me omal moel siiski oleme seda, mingisugune seltskond või selline mõttekaaslaste kamp. Et see on väga suur väärtus. Aga millele sa praegu oma aega pühendad põhiliselt? Sa mainisid ka, et tuleb mingi uus raamat. Ütleme nii, et ma väga tahaksin kirjutada, ma loodan, et nüüd suve poole see õnnestub. Ja nende poolikute käsikirjadega on ikka sellist mitmesugust ebausku, et ühest küljest mingeid asju ma usun, et tuleks võimalikult kaua varjata, et enne kui sa nagu oled kindel, et ta kannab ja temast nagu saab miski. Aga teiselt poolt selles mõttes võib-olla praegu ka see töö, mis on käsil, et ma olen enam-vähem kindel, et ta saab valmis ja mõtlesin ka seda, et kui ma seda välja ütlen, et siis ma nagu seon ennast mingi lubadusega, siis ma viin sellega ehk lähikuudel lõpuni. Et jah, üks käsikiri on mul olemas, millega ma ikka jõudumööda püüan tegeleda. Kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et mida täna ette lugeda võiks, siis esimene idee tundus nagu mõttena väga hea. Et ma võtan oma need kõige esimesed tekstid, mis kunagi Värskes Õhus avaldati ja kirjutan midagi tänase pilguga nagu nendega dialoogis või kuidagi niimoodi. Ja siis ma nagu inspireerituna hakkasin neid tekste üle lugema ja ma poleks arvanud, et see nagu nii selgelt välja tuleb, aga ma sain aru, et ma ei taha nagu seda kindlasti öelda, et mul ei ole selle inimesega väga midagi rääkida, kes need tekstid kirjutas, aga pigem nagu mul ei ole sinna nagu midagi, ma ei tea, midagi enam kommenteerida või kuidagi, et seal nad olid nagu minu tänase pilgu jaoks üllatavalt
ma ei tea, ühesõnaga tulles selle alguse juurde tagasi, et see eneseavamise komponent, et ma sain aru, miks ma selle kirja kirjutasin Triinule hiljem. Aga selles mõttes, et jällegi siit tuleb see mõõde, et selliseid tekste nagu 20-selt sa enam kunagi ei kirjuta. Et need on need asjad, mis tulebki ära teha siis, kui nad sulle antakse teha. Ja isegi tõesti jällegi korraks veel selle juurde tagasi tulles, et kuigi ma esimese raamatu avaldasin 30-selt, et nagu see fakt, et sa ikkagi nagu mingi oled natuke seda peaaegu seda toorest kraami ka avaldanud kunagi, et see andis ikka mingi sellise mõnusa tausta või mingi julguse seda uuesti teha, sest igasugune nagu valguse kätte astumine on ju eneseületus alati. Et on ka näitlejale, kes teeb sama etendust, ma ei tea, 10 aastat järjest, et kui see närv ära kaob, siis ei ole enam mõttetu, siis tuleb nagu paus teha. Aga ühesõnaga, nende tekstidega ma suhestuma ei hakanud veel, ehk 10 aasta pärast juba jälle õnnestub. Ja siis teine plaan oli see, et kirjutada midagi täiesti uut. Ja siis ma peaaegu tegin seda, aga see tekst oli kuidagi liiga pikk. Ja siis ma jätsin sellega kõrvale, see tuli peaaegu mingi 1,5 leheküljeline lühijutt ja ma ei olnud kindel, kas ta nagu väga hästi koos püsib selleks, et ma oleksin valmis seda ette kandma. Ja selle pika siis sissejuhatuse peale nendest mittetekstidest, ma mõtlesin, et ma loen ikkagi ühe vanema luuletuse, Kristjan Petersoni, mis on pärit 2010. aasta värskest rõhust. Ja kuna raamatu ja roosipäev, kui ma ei eksi, on siis alguse saanud Barcelonast, et siis see on luuletus, mille ma kunagi kirjutasin Barcelonas. Ja eks see on selline 25-aastase inimese luuletus või ega 25-aastased ei ole loomulikult kõik ühesugused. See on 25-aastase minu luuletus. Aga kui ma ta nüüd üles leian oma vanade silmadega, siis ma loen ta ette. Nii, jaanipäev. Kuulata ilutulestikku ja inimeste hääli mõne tänava kauguselt väljakult, miljoni linnas, kus ma ei tunne mitte kedagi, on arendav. Nagu vaadelda linnu luustikku ja püüda selle põhjal aimata, kuidas kõlaks tema laul. Süütan sigareti. Märk sellest, et õnn on jälle häirivalt lähedal. Midagi on veel puudu. Aga mitte enam sina. Seekord mitte sina. Kas kirjutamistõrge takistab sõnagi pastakast välja imemast? Kas sind ei avaldata üheski ajakirjas? Või sinu autorlust takistab nõmedalt kriitiline toimetaja? Oi, vaesekene. Appi tuleb Lürigen. Lürigen on lihtsasti installeeritav ning sülitab kirjutamistõrkesse takerdunud autorile ette 10 suvalist poeetiliselt inspireerivat sõna Eesti Keele Instituudi sõnade andmebaasist. Lürigeniga on honorar garanteeritud või teie raha tagasi.
tere tulemast siia aparaaditehasesse. Oleme nüüd jõudnud Kogo galeriisse, kus on hetkel üleval Holger Looduse isikunäitus, taas luues neid vanu nõlvakuid. Hoolimata sellest, et saal on praegu suletud, olete siiski oodatud tulema siia akna taha piiluma. Selle tarbeks on üles riputatud 2 paari binokleid. Näitus on inspireeritud Dante Purgatoriumist, mistõttu on see igati sobilik keskkond, kus arutada kirjanduse üle. Tore kõik koos siin ühise laua taga istuda. Äkki räägite lähemalt, kuidas teie tänane väike ekspeditsioon läks? Tänan küsimast. Hiilgavalt saime laureaadi aukirja Tartu Kultuurkapitalist kenasti kätte. See kõik kõlab väga vahvasti. Aga äkki räägite lähemalt, milline näeb praegu Tartu kirjanduselu välja? Kirev nagu ikka, näiliselt küll pausil, aga seda hoogsamalt jälle käima minemas. Ja hoolimata pandeemia ohust on veebikanalite kaudu võimalik mitmeid kirjandusüritusi, sündmusi jooksvalt jälgida. Raamatupood Utopia Facebooki lehel ja samuti Kirjanduslinn Tartu Facebooki lehel. Krista, kuidas sai alguse auhind Esimene samm? Esimese sammu kirjandusauhind sai alguse sellest, et on olemas Betty Alveri preemia debütantidele. Aga see on siis tegelikult auhind nendele, kes on juba raamatu avaldanud. Aga see kõige päris esimene debüüt, see jääb tihtipeale märkamata ja vahel juhtub lausa nii, et esimene debüüt ilmub kusagil kirjanduse ajakirjas ära ja siis läheb mitu aastat mööda, enne kui see sama autor raamatuni jõuab. Et kuidagi julgustada algajaid autoreid, saigi see Esimese sammu auhind ellu kutsutud ja tõepoolest, nagu ma ütlesin, on see debüüt ajakirjanduses. Ja ma täiendaksin veel, et see sai hoo sisse Prima Vista omaloomingu võistluste kaudu, millest osavõtt oli äärmiselt hoogne, nullindate keskpaiku ja siis sealt vormuski kindlam mõte, et asutada Tartu Kultuurkapitali ja Prima Vista koostöös kirjandusauhind Esimene samm. Aga miks on oluline debütante premeerida? Debütandid vajavad julgustust ja nad vajavad ka positiivset tagasisidet. Meil on õnneks Värske Rõhk, mis debütantidega tegeleb väga innukalt, aga ega sellest ju ei piisa. Värske Rõhk muidugi ka omad auhinnad, aga Värske Rõhk ei ole ju ainus kirjandusajakiri, kus saab oma loomingut avaldada. Ja selleks, et oleks kogu kirjandusmaastik kaetud, siis tõepoolest on meil see auhind, Esimene samm. Ja võin öelda, et kui alguses tundus, et kui palju meil ikkagi neid kandidaate siis tuleb aasta peale kokku, siis võin öelda, et neid on ikkagi julgustavalt palju ja julgustavalt häid. Ja kirjandusfestival Prima Vista on püüdnud olla otsingulise vaimuga ja toetada uute teoste ja tekstide sündi. Ahah, aga kui palju debütante kokku tuli? Iseenesest Esimest sammu on alates 2007. aastast välja antud ja seda on saanud 15 inimest, ühel aastal 2 tükki, läks jagamisele preemia ja selle aasta laureaat oleks siis 16, kes selle saab. Ja sellel aastal oli 17 debütanti, kelle tekstide hulgast me valisime. Nendest valdav osa olid Värske Rõu debütandid, täpsemalt 14. 2 tükki olid Vikerkaarest ja 1 Müürilehest. Aga milline on žürii töö ja kes sel aastal žüriisse kuulusid? Žüriisse kuulusid tänavu Prima Vista selle aasta patroon Öimin Rangõi, luuletaja Eda Ahi, eelmise aasta Esimese sammu võitja Liisa Mudist, siis Krista Ojasaar ja mina, Triin Plom-Nitra. Ja me siis 5 sellel aastal jõudsime hämmastavalt üksmeelselt otsusele ilma suuremate vaidlusteta, mis ka mõnel aastal on omal kombel väga põnevad. Võivad viia täiesti ettearvamatu tulemuseni, aga sellel aastal me olime väga üksmeelsed. Lisaks värskusele võiks olla tekst tihe, läbitöötatud, võiks olla huvitava oma ilmaga
võiks olla väga hea keelekasutusega ja mida parem on debütandi keeletunnetus, seda lihtsam on ka teda siis kõrgemalt nomineerida. Põhimõtteliselt teema ei ole oluline. Oluline on just nimelt see kirjanduslik kvaliteet. Aga millised autorid jäid veel sõelale ja mis siis võidutööd teistest eristas? Tõstsime veel üksmeelselt esile Aurelia Aasa värskes rõus ilmunud proosat. Žüriid võlus tema ühtaegu indiviidi valikuid väärtustav ja samas kunstiliselt kandva üldistusjõuga tekst. Samuti julged kujundpildid ja paksud värvid, millele teatav stilistiline konarlikkus ainult pigem elu ja vunki juurde andis. Autor kirjeldab oma jutus väikelinna õhustikku, ühtaegu muhedalt ja tröstitult ja ta suudab nii tegelasi kui olustikku mitmetahuliselt avaralt ja värvikalt välja joonistada. Veel jäi meil sõelale Neeme Närippe Vikerkaares ilmunud debüüt, milleks oli proosapala nimega Frankfurdi kool. Seikluslik ja hoogne lugu, mis suutis lugeja kaasa tõmmata ja oli ühtlasi relvituks tegevalt vaimukas. Teksti on sujuvalt puimitud intertekstuaalseid viiteid ja on palju sellist kultuuriloolist trikitamist. Ja ma usun, et me kõik vaimustasime sellest rongis, mis ta lõpuks kodus ringi sõitis. Esile tõstsime veel Marta Talveti luulet, mis mõjub oma õhulisuse ja musikaalsusega ja see on väga hea kujundi keelega lüüriline ja leidlik luule, mis mitmeid meist võlus. Lisaks sellele tõstaksime esile veel paar nime, need on Johan Haldna ja siis Saara-Lotta Linna, aga nende tekstidega on kõige parem muidugi ise tutvuda, nagu kõigi tekstidega. Et need on sellised ladusad, head tekstid ja ma arvan, et ülejäänu jätaks lugeja vastada. Laureaadi loomingut eristaski just tihedalt läbitöötatud tekst. See oli väga terviklik, ebaühtlust ei olnud ja seda iseloomustab väga isikupärane omailm ning paigatunnetus. See on väga hoogne, särav, ei ole kordagi igav ega piinlik, see on värske ja huvitav. Et kirjanduslikult veenva ja elusa teksti tunneb ju ära, kui seda lugeda. Ja me oleme neid üksjagu palju lugenud. Et jah, sellest saab aru. Ja need kvaliteedid ei iseloomusta nüüd üksnes võidutööd, vaid ka mitmeid teisi, aga tänavustuse laureaadi looming suutis jah kõigile hinge pugeda. Laureaat võlus žüriid oma tõesti väga heal tasemel proosaluulega. Seal on mälestuste killud, mis moodustavad kokku ühe sidusa poeemi ja see mälestused voolavad tõeliselt poeetiliselt nagu jõgi ja tõesti jäi tunne, et see tekstivalik on liiga lühike, et see jõgi võiks aina voolata ja loodetavasti laureaat jätkab ka samas stiilis või vähemalt midagi sarnast võiks ta edasi ka ette võtta, sest et ta on tõeliselt hea keeletajuga. Tema kujundid on uudsed, ta ei kasuta ühtegi kulunud võtet, see torkas silma, ma kogu aeg ootasin debütanti, et võib seda aeg-ajal juhtuda, et kasutatakse mingisuguseid väga tuntud riime, mingeid tuntud kujundeid, aga laureaadi puhul sellist asja ei olnud. Loed teksti ja selline tunne, et justkui iga nurga tagant avaneks jälle uus vaade
midagi enneolematut ja kordumatut. Ja ma arvan, et nüüd on selle kiitmise peale õige nimi ka välja öelda. Sama autor sai sellel aastal ka Värske Rõhu aasta luuleauhinna. Palju õnne, Mari-Liis Teinfeld! Palju õnne ka meie poolt, Mari-Liis! Auhinna ja roosikimbu paneme sulle Smartposti või Omniva ka teele. Tundub, et 2020 oli sinu jaoks väga viljakas aasta. Räägi meile lähemalt, mida sa tunned ja ehk loed ka meile midagi ette. Tere, Gregor ja Kaisa. Mul on kohutavalt hea meel seda Prima Vista esimese sammu auhinda vastu võtta. Kohutavalt hea meel. Ma ei oleks seda üldse osanud uneski näha. Ja täna ma olengi tegelikult oma vanemate kodus, kus ma kogun oma luulele ainest. Lindistan igapäevavestlusi ja proovin seda Kadrina murret dokumenteerida, milles mulle kõige enam luuletada meeldib. Ja äkki siis tänutäheks ka midagi ette lugeda. Midagi uuemat ja äkki ka midagi vanemat. Siin siis luulet Kadrina murdes. Ingan välja üle järve kuuse sinise. Peakoa lämardub kevade õng. Keik maailma päikese laigud, niisust laiad, sätendamas. Pühapäeva hommiku 1:08 aeg minu araveitu unenäos. Paljaks jäänud hinges niisust triibulised voovihmad. Näul mu aual. Suurem jault mälestustes. Üks minu lemmikuid. Minu hinges õunapuu kõrval. Käsitsi leigatud nõgessed. Toominga kõrval igapäevane vaikus. Hommikune kaste. Natukese aa pärast õbeuige. Äkki ka siis midagi uuemat, mida ma tahaksin teiega hirmsasti jagada. Maa, vee ja õhuvirve. Kuumas Võsu rannas. Orasein. Vesiliivanire. Südame siire teeradad. Hingepellul palju kiva. Ma olen raamatutust seda keike lugenud ja tean. Olen tuttav nende melemiga.
ei, mul jalgades valu ei ole. Ikka on lilled kruusis. Väikse poisi juustesse takerdub suvi. Silmad mullased. Naer veelgi enam. Erilased taskuis. Takused mõtted peas. Astun jäämalle. Pahemalle. Paremalle. Ikka samamoodi. Takused mõtted peas ja erilased taskuis. Kuiv kuldane ein lõhnab vanamaa laudauste vahelt. Vaikus ja soe on nääletu. Siinin plastamber kaanega. Väikse pepupisik. Ja lõpetuseks. Puhta lina valgel rätikul palav suvi. Ujun üle järve, kuni tahan jälle elada. Aitäh veel kord! Ja ongi meie saatekene jõudnud oma lõpukeseni. Kas sa tead, kelle pilt on Max Harnoni luuletuste juures? Aga kas sa oled kunagi Berit Kashanit näinud üldse? Kas Berit Kashan on tegelikult olemas? See on kõik nagu... See kõik on nii abstraktne. Lihtsalt nagu... kui me et ma helistasin talle, aga nagu... Ma olin õues ja ma arvan, et seal oli mingi looduslik nagu... Seal oli mingi magnetnähtus, ma arvan, et lihtsalt nagu, jah, see on niimoodi. Issand, kas see on